4. mai, esmaspäev ja eesti keele tund. Ja tänase tunni teemaks on vares ja rebane. Ja pärastpoole vaatame sinuga mis on omadussõnad. Nii ole hea, võta lahti oma eesti keele õpik leheküljel 52. Leheküljel 52. Nii, pane valmis endale kindlasti ka töövihik, mingil hetkel läheb meil seda ka tarvis. Nii, aga alustame siis täna oma tundi sellega, et ma kuvan kohe sulle tahvlile ühe lause. Nii, rongi rattad ragisevad. Katsu minuga koos lugeda. Rongi rattad ragisevad. Teeme sinuga täna selliseid toredaid sõnade harjutusi, sõnade lugemise harjutusi, et oleks lihtsam tänast teksti vares ja rebane natukene lugeda. Nii võtame järgmise. Rõõmsad rüblikud rüselesid rõivistus. Oi, kui keeruline sõna. Loeme uuesti. Rõõmsad rüblikud rüselesid rõivistus. Nii, võtame järgmise. Reinu vader rebane. Reinu vader rebane. Kui sa tähele paned, siis kõik need sõnad, mida me praegu oleme lugenud, on hakanud pihta R-tähega, eks ole? Nii, ja nüüd järgmine. Rebane Reinhard. Rebane Reinhard. Tema on nüüd tänase pala üks tegelane. Ja veel üks tegelane on siis Vares Vaakman. Vares Vaakman. Nii, sina ole hea ja võta endale lahti õpik, nagu ma juba ütlesin, leheküljel 52 ja hakka lugema tänast teksti. Vares ja rebane, autoriks on Jaan Rannap. Ja kui sa oled selle teksti ära lugenud, siis tule jälle siia tagasi, vajuta video jälle uuesti käima ja katsume siis küsimustele vastused leida. Aga praegu pane video stoppi. Nii. Oled tagasi, jõudsid läbi lugeda. Väga vahva. Seal oli selles tekstis päris palju keerulisi sõnu, eks ole, seesama rebane, Reinhard ja veel vahvaid sõnu, mida me kohe sinuga ka vaatame, mida need võisid tähendada. Aga selleks, et nüüd natukene seda teksti meelde tuletada ja küsimustele vastata, kuulame veel korra seda lugu Vares ja rebane. Rebane Reinhard lonkis mööda metsarada, nina norus ja saba sorus. Kevadine maailm oli täis linnusädinat, aga millegipärast sattusid juba pikemat aega ainult hiired rebase teele. 2 kaelushiirt, 3 pisihiirt, koduhiir, metshiir, juttselghiir ja karihiir. Kas see polnud siiski liig ühe päeva kohta? Väärin muud, ümises rebane Reinhard. Äkki muutus ta tähelepanelikuks. Teisel pool lagendikku, kahara tamme otsas, istus Vares Vaakman. Midagi heledat ja ümmargust nokas. Ma arvan, see on muna, ütles rebane endale. Muna tähendas meeldivat vaheldust. Jalad viisid nagu iseenesest kahara tamme alla. Hetkegi viivitamata ajas ta suu pärani ja hüüdis. Ei, Vares, lase munal mulle kurku kukkuda. Vares seadis oma varanduse ettevaatlikult oksaharude vahele. Reinhard, Reinhard, kraaksatas ta põõglikult. Millal sulle küll haru pähe tuleb? Kes siis niimoodi midagi saab? Aga kuidas siis saab?
Küünitas rebane nina veel rohkem ülespoole. Kuidas saab? Osatas vares. Kavalusega, teppudega. Kas mina pean seda ühele rebasele õpetama? Nii. Selline lugu siis varesest ja rebasest. See lugu läheb veel järgmisel tunnil edasi. Aga mina esitan nüüd sulle mõned sellised küsimused ja sina katsu sellele vastata. Nii, esimene küsimus oleks, kes on selle loo peategelased? Kes on selle loo peategelased? Nii, kõigepealt rebane Reinhard ja kellega ta seal kohtus? Just, vares Vaakmaniga. Järgmine, milline oli olukord loo alguses? Milline oli olukord loo alguses? Mida rebane tegi? Ta lonkis mööda metsarada, nina norus ja saba sorus. Nina norus ja saba sorus. Mida see näitab? See näitab, et tal oli üsna kurb meel, eks ole? Miks tal oli kurb meel? Sest ta ei olnud juba mitu päeva korralikult midagi süüa saanud, eks ole. Tema teele olid ainult ilmunud hiired. Kui me nüüd õpikust seda kohta otsime, tule kohe esimese lõigu juurde, siis esimese lõigu lõpus 2 viimast rida. Tegelikult hakkab tekst 3. reast peale, lõigu lõpust. 3. rida altpoolt siis, ülevalt poolt ka 3. rida ja kui sa nüüd liigud sinna rea lõpupoole, siis seal on sõna 2. Kaelus hiirt. Loeme seda, kes talle teele sattusid. 2 kaelus hiirt, 3 pisihiirt, koduhiir, metshiir, juttselghiir ja karihiir. Sellised loomad ilmusid siis tema teele ja need olid kõik hiired. Vaata, kui palju erinevaid hiiri, eks ole. Nii, ja tal oli hiirtest juba täiesti kõrini, eks ole. Aga kas sa panid tähele, milline oli ilm? Milline oli ilm? Kas paistis päike või sadas vihma? Ja mis aastaaeg oli? Mis aastaaeg oli? Nii, kui sa nüüd tuled uuesti tagasi jälle teksti algusesse, päris algusesse, siis teine rida, hakka sealt lugema, jah? Kevadine maailm. Ahaa, siit said juba kätte, missugune aastaaeg oli. Kevad. Nii, ja miks oli kevad? Loeme edasi. Oli täis linnusädinat. Linnusädinat. See juba kirjeldab iseenesest ka, et tegemist on kevadega, eks ole. Et kevadeti linnud kohe eriti hakkavad sädistama, sest nad ei ole terve talve aja seda teha saanud, on nii. Ja tundub, et ilm oli milline? Üsna ilus, sest kui vihma sajaks, siis need linnud nii väga ei sädistaks ka. Aga miks oli rebane pahur? Miks oli rebane pahur? Ta oli kurb ja norus, eks ole. Ta ei tahtnud lihtsalt enam seda toitu süüa, ta tahtis midagi muud. Miks rebane äkki aga tähelepanelikuks muutus? Mida ta kuulis? Või mida ta märkas? Ja ta märkas varest, kes istus puu otsas ja midagi oli seal veel, midagi ümmargust oli selle varese noka vahel. Ja talle tundus, et see oli muna, eks ole. Nii, missugune plaan oli rebasel? Just, rebasel oli selline plaan, et ta läheb varase juurde ja ütleb talle, et ta laseks talle selle muna otse kurku kukkuda, eks ole. Aga kas vares oli rumal? Ei olnud rumal, loomulikult. Mida vares selle peale vastas? Mida selle jutu peale ta vastas? Nii, otsime selle koha siit tekstist üles. Reinhard. Kraaksatas ta põlglikult. Millal sulle küll aru pähe tuleb?
kes siis niimoodi midagi saab? Et niisama ei saa ikka küll midagi kätte, eks ole. Kui sa nüüd mõtled selle jutu peale, siis kumb tegelane tundub sulle selle katkendi põhjal kavalam või targem? Ja kuigi öeldakse rebase kohta, et ta on kaval, olete ju kuulnud sellist väljendit, kaval rebane, eks ole, aga hetkel tundub, et Vares oli palju kavalam, sest tal ei olnud sugugi mitte plaani seda muna kohe rebasele kukutada, eks ole. Nii, aga räägime siis natukene nendest sõnadest ka, mis siin tekstis siis ette tulid. Vaatan, kas mina olen ka jälle sul natukene ees. Tõstan ennast allapoole. Ja nüüd näed ilusasti neid lauseid ka. Nii, ja loeme koos. Rebane Reinhard lonkis mööda metsarada. Nina norus ja saba sorus. Kas sa paned tähele neid kahte sõna? Norus ja sorus. Kuidas sulle tundub? Kas need sõnad on nagu sarnased? Ja need sõnad on sarnased ja me ütleme selle kohta, et nad riimuvad. Kus me riimi tavaliselt kohtame? Luuletustes, just, väga õige. Luuletustes on nad tavaliselt olemas kusagil seal rea lõpus, eks ole. Mina olen väike, väljas paistab päike. Sina oled suur. Ja siis mida iganes seal veel riimi võib minna, eks ole, et kui hakata luuletusi kirjutama. Aga praegu on siis tegemist lihtsalt tekstiga või proosatekstiga või jutuga ja aeg-ajalt on sellised sõnad nendes tekstides ka olemas. Nii, aga mida sa võiksid iseäralikku veel nüüd märgata nendes sõnades? Rebane Reinhard ja Vares Vaakman. Sulle on siia nüüd väike vihje ette ära antud ka, pane tähele, nad on märgitud tumedaga. Esimeses reas on siis re ja re, et siis algusosad nendes sõnades siis nagu korduvad, eks ole. Nii, ja kui sa vaatad edasi Vares ja Vaakman, siis täpselt samamoodi siis korduvad algustähesilbid. Nii, ja mida võiks selle kohta öelda, et seda nimetatakse, kui niimoodi sarnased algused on. Rebane, Reinhard, Vares, Vaakman. Näitan sulle veel ühte sellist lauset. Hüppab kui hiir, kargab kui kass, kilkab kui kilk, siin ka korduvad H ja H, K-A, K-A, K-I ja K-I. Kui mingis sellises tekstis on, näiteks praegu see on selline vanasõna või mõistatus nagu, eks ole, et kui seal korduvad kas siis tähed või silbid alguses, siis seda nimetatakse algriimiks. Algriimiks. Nii, näitan sulle veel. Tõsi tõuseb, vale vajub. Tõõ, va, eks ole. Nii edasi. Kuukene kutsu mind, päevakene päästa mind. Nii et nendes on siis ka see algriim olemas. Vot, selline lugu siis sellega. Nii, aga meie läheme edasi sinuga kohe järgmise, tõstan pildi jälle tagasi, et oleks natukene rõõmsam ka, eks ole. Nii, meie läheme sinuga edasi teise lehekülje peale, mis on siis lehekülg 53. Ja räägime täna omadussõnast. Omadussõnad. Me oleme sinuga natukene varem ka selle kohta rääkinud, eks ole, et omadussõna. Et mis asi see omadussõna on? Aga selleks, et sellest paremini aru saada, me teeme sinuga praegu ühe mängu. Oled nõus? Nii, natukene sätin siin ekraani. Ja nüüd, sinu ülesanne on, kui sa praegu istud
siis liiguta natukene oma tooli nii, et see ei hakkaks kolisema, vaid et sa saaksid püsti tõusta. Ja kui ma nimetan mingi sellise omaduse, mis sinul on, siis sa saad püsti tõusta. Sa võid vahepeal jälle tagasi istuda, aga lepime siis nii kokku, et sa tooliga väga ei kolista, et lükka natukene see tool eemale, eks ole? Nii, ja mina ütlen lause ja sina vaatad, kas sul on see omadus olemas ja kui on, siis tõused püsti. Nii, ja tuleb. Tõusevad püsti kõik need, kellel on pruunid silmad. Järgmine. Tõusevad püsti need, kes on pikad. Järgmine. Tõusevad püsti need, kellel on sinised püksid. Ja järgmine lause. Tõusevad püsti need, kellel on heledad juuksed. Nüüd tõusevad püsti need, kellel on sinised silmad. Järgmisena tõusevad püsti need, kellel on tumedad juuksed. Järgmisena saavad püsti tõusta need, kellel on seljas midagi valget. Ja kui sul riietel on kuskil midagi valget ka peal, nii nagu mul on ka, mul ei ole päris valge kleit, aga kui on midagi valget. Nii. Ja nüüd tõusevad püsti need, kes on täna väga kurvad. Ja viimasena tõusevad püsti need, kes on täna väga rõõmsad. Kas kõik veel ei saanud püsti tõusta? Hästi, siis teeme nii, et need, kes on rõõmsad, jäävad püsti, aga nüüd veel, kes veel istuma jäid, siis tõusevad püsti need, kellel on kodus kass või koer. Ma loodan, et nüüd on küll kõik saanud püsti tõusta. Kui veel keegi jäi istuma, siis mõtle iseenda jaoks veel välja mingisugune selline iseloomustav sõna, mis võiks sind iseloomustada, mis sul näiteks seljas on, mida ma veel ei nimetanud. Nii. Nüüd ma näitan sulle ühte järgmist pilti. Nii, kes siin pildil on? Nii, ma katsun jälle ennast natuke väiksemaks panna, sest kohe on vaja neid samu sõnu meil ju kasutada ka, eks ole. See tagumine pilt tahab ära liikuda. Nii, hopla, nüüd ma olen väiksem. See on klaabu, väga õige. Aga missugune on klaabu? Sinul on nüüd ka õpikus olemas samasugune pilt, nagu hetkel mina siia ekraanile ka panin. Oi, aga osa pildist kadus ära. Katsun ta allapoole sikutada. Nüüd peaks kõiki olema vist näha. Aga mina jään jälle natukene ette. Nii, nüüd ei tohiks enam ees olla. Nii, missugune on klaabu? Klaabu on. Kas ta on rõõmus? Selle pildi põhjal võib öelda, et ta on rõõmus. Nii, lähme edasi. Kas klaabu on ümmargune? Ja ta on peaaegu ümmargune, eks ole, ta on munakujuline. Nii, kas klaabu on sile? Jah, tõenäoliselt on ta sile. Kui munakoort katsuda, siis munakoor on üsna sile. Kas ta on kõva? Nii, on. Kas ta on hele? On hele. Ja kas ta on valge? Päris valge ei ole, tal on küll mingisugused roosad täpid peale tehtud, eks ole, aga ikkagi võiks öelda, et ta on valge. Ja nüüd tuleb allreegel. Ole hea, loe minuga koos reeglid, mis on omadussõna. Sõnad, mis näitavad mõnda omadust, on omadussõnad. Näiteks rõõmus, kõva, lühike. Kas see mäng, mida ma sinuga tegin, et tõusevad püsti need, kellel on sinised silmad või pruunid silmad, kas need näitavad ka omadust? Ja kas sul on meeles, missugusele küsimusele sai vastata siis, kui me otsisime taga mingisugust omadussõna?
rõõmus, kõva, lühike, valge, hele, pruun. Missugune? Väga õige. See vastab küsimusele missugune. Missugune on klaabu? Rõõmus. Missugune ta on? Ümmargune. Missugune on klaabu veel? Valge. Ja nii edasi, eks ole. Et kõik sellised sõnad, mis näitavad siis kas värvi või milline ta on, kas ta on sile või krobe, eks ole, või siis kas ta on suur või väike või pikk või lühike, siis see kõik ongi omadust näitav sõna ja me nimetamegi neid omadussõnadeks. Nüüd ole hea, võta palun oma töövihik lahti. Ja töövihikus leheküljel 28, töövihik lehekülg 28, on ka olemas sul samasugune reeglikast, mis on vaja ära täita. Nii, said oma töövihiku lahti, jah? Ja nüüd esimese rea peale on vaja midagi kirjutada, aga loeme koos, mis seal alguses on. Sõnad, mis näitavad omadust, on, ja mis sa sinna kirjutad? Just selle sama sõna siit, omadussõnad. Liitsõna, see kirjutatakse kokku, omadussõnad. Nii, ja edasi tuleb näiteks, sul on seal kurb, kõva, ja nüüd kirjuta sinna veel üks omadussõna. Ükskõik siis, mis sulle parasjagu pähe tuleb, kas sellest mängust, mida me sinuga tegime, või siis siit sama õpiku lehekülje pealt mingi sõna, või mõtle ise mingisugune sõna välja, eks ole. Nii, kui sul on nüüd vaja natukene kirjutada, siis võid vahepeal video stoppi panna. Nii, kui sa jõudsid ära kirjutada, siis edasi pane tähele töövihikus. On sul veel 2 ülesannet, mis vajavad ära tegemist. Ja seal on nüüd kirjutatud. Number 1, loeme koos. Mis ülesanne on? Joonista omaduste põhjal tegelane. Joonista omaduste põhjal tegelane. Nii, vaatame esimest tulpa. Mul ei ole sulle kahjuks seda siia tahvli peale panna, et sa pead tõesti oma töövihikust seda praegu vaatama, et kuidas seda siis nagu teha. Nii, esimene tulp. Üleval on küsimus, mis? Ja küsimusele, mis vastavad kõik need sõnad, mis seal all on. Pea, kõrvad, juuksed, nina ja silmad. Nii, järelikult tuleb sul sinna valge kasti sisse joonistada selline tegelane, kellel on pea, kõrvad, juuksed, nina ja silmad. Nii, ja nüüd lisame veel sinna juurde omaduse. Ehk siis nüüd vaatame seda kõrvaltulpa ka. Pealkiri on missugune või missugused. Nii, ja missugused omadused siis sellel tegelasel veel on? Ta on ümmargune, pea on ümmargune, kõrvad on millised? Suured, juuksed on millised? Lühikesed, nina on punane ja silmad on väikesed. Nii et sul tuleb joonistada selline tegelane, kellel on ümmargune pea, suured kõrvad, lühikesed juuksed, punane nina ja väikesed silmad. Nii, kui sa nüüd tahad praegu kohe selle ülesande ära täita, siis pane jälle video korraks stoppi. Tee see ülesanne ära ja siis tule tagasi. Mina aga räägin kohe edasi, mida järgmise ülesande juures teha. Nii, ja teine ülesanne. Loeme koos. Loo oma tegelane. Kirjuta, missugune ta on. Joonista ise või palu pinginaabril kirjelduse järgi tegelane joonistada. No kuna sul praegu pinginaabrit ei ole, aga kui sul on käepärast võtta kas mõni õde või vend või ema või isa, kes on nõus sinuga seda ülesannet koos tegema, siis sa saad paluda temal kas joonistada või joonistad ise. Aga nüüd on ülesanne sarnane eelmisele, pane tähele. Sul on ka jälle pea, kõrvad, juuksed, nina ja silmad. Aga nüüd pead ise välja mõtlema, missugune võiks olla pea, kõrvad, juuksed, nina ja silmad. Otsi iga selle osa kohta, eks ole, mingisugune omadussõna. Ja kirjuta need sinna tabelisse ära ja siis kõrval pärast saad joonistada pildi. Nii,
mina lähen jälle edasi, aga kui sina tahad kohe selle ülesande ära teha, siis pane hetkel video stoppi. Sest ma tulen sinuga tagasi nüüd õpiku juurde. Nii, ja vaatame koos õpik lehekülg 53 all olevat pilti veel. Ja mida siis sinu ülesanne käsib selle pildiga teha? Kirjelda, missugune näeb välja rebane Reinhard? Milline on ta iseloom? Millisest tujust ta on? Aga milline on vares Vaakman? Nii, kui me nüüd vaatame selle pildi peal, mida need loomad ise seal räägivad selle mullikese sees, siis loeme selle ka kindlasti ära, eks ole? Nii, mida vares ütleb? Reinhard, missugune loom sa õieti oled? Nii, vares esitas küsimuse rebasele. Ja mida rebane vastab? Ah, et missugune? Ikka selline tark ja kena on siis rebase vastus. Nii, aga mida sina arvad? Mida sina arvad? Katsume nüüd kõigepealt siis kirjeldada, missugune näeb välja rebane. Nii, missugune on tema keha? Milline on tema karv kate? Mis tal seal peal on, eks ole, mis värvi ta on ja kas ta on sile või karvane? Millised on rebase kõrvad? Millised on tema silmad? Milline on tema nina? Millised on jalad, kas lühikesed või pikad? Milline on rebase saba? Kas lühike või pikk? Mida sa veel saad öelda? Ja tõenäoliselt on ta selline kohev ja karvane ka, eks ole? Nii, siis kuidas sa varest saad iseloomustada? Ka jälle samamoodi, et missugune on tema nokk? Kas suur või väike? Just. Siis millised on tema silmad? Seal saab kasutada ka sõna, et kas nad on näiteks sellist omadust, et kas nad on kavalad, kas nad on rõõmsad, kas nad on kurvad. Et kasutame ka selliseid omadusi, mitte ainult suurust, eks ole, et me ei näita ainult suurust. Siis mis värvi on varese sulestik? Millised on tema tiivad, jalad? Ja kasutame ikka neid omadussõnu ka, nagu rebanegi ütles, et ta on tark ja kena. Mitte ainult tema välimust me ei iseloomusta, vaid tema iseloomu ka. Nii, missugune tegelane on vares Vaakman? Kas vares Vaakman võiks olla tark? Ja missugune ta veel võiks olla? Nutikas, kaval. Et kui sa nüüd veel leiad mingisuguseid sõnu, siis mõtle välja, milline võiks olla vares ja milline võiks olla rebane. Nii, ja põhimõtteliselt on meie tund tänase osa pealt läbi, aga ma annaks sulle koju sellise väikese ülesande, et kes soovib seda teha, see on üks väga vahva mäng, siis, ja kellel on võimalust, siis proovige seda kindlasti. Ja ülesanne ise näeb siis välja vot selline. Nii. Mida siin on siis tehtud? Siin on võetud üks papist kast, on tehtud talle siia käeaugud sisse ja igaks juhuks on peale veel pandud riie ka, et see, kes käed siit august läbi pistab, et kui ta neid esemeid, mis siia kasti on pandud, et ta kindlasti ei näeks neid. No, kui sul kodus ei ole mingit pappkasti, eks ole, millesse need käeaugud sisse lõigata, siis ei ole seda ka vaja. Mida saab teha? Saab teha nii, et emal ikka mingisugune lina või linik või sall või rätik on, kas või mingi käterätik, ja selle käterätiku alla saab siis peitu panna erinevaid esemeid. Mis siis siin on? Õun, siis mingi aukudega puidust asi või ese, pliiats, siis on mingi karvane pall on seal nurgas, siis on õhupall, käes on tal lõngakera, siis on siin väike selline taba, joonlaud
apelsiin ja kuubik. Need ei pea tingimata need asjad olema, eks ole, et vaadake, mis teil kodus on, mingid erinevad asjad, kas nad on siis krobelise pinnaga või karvased või siledad. Et otsige selliseid erinevaid, kas ta on siis nii nagu näiteks see taba, eks ole, et kui katsuda, siis ta on külm. Et ta näitaks mingisugust omadust, see on külm. Mingi ese hoopis võib-olla, mis võiks olla soe ja nii edasi, et vaadake, mis teil kodus on. Ja siis pange need sinna laua peale ja rätik pange peale ja rätiku alla piiluda ei tohi, eks ole. Ja siis kätega katsudes saad katsuda, et kas see ese või asi, mis sul seal siis parasjagu on, et kas ta on pehme või kõva, ümmargune või kandiline, sile või krobeline, suur või väike, eks ole, et proovida katsuda selliseid erinevaid omadusi, et missugune see ese või asi parasjagu on. Näiteks minul on siin üks selline kivi, kui ma seda nüüd katsun, siis on ta tõepoolest krobelise pinnaga. Ja mul on siin üks teine kivi ka veel laua peal ja selle pind näiteks on hoopis sile, kui ma seda katsun. Aga ma arvan, et see on üks väga vahva mäng. Saad lasta enda jaoks panna mingid asjad sinna ja võid panna ka mõne pereliikme jaoks sinna alla mingid asjad peitu ja siis saate niimoodi kordamööda proovida ja püüda kirjeldada, missugune omadus mingil esemel või asjal on. Aga näeme sinuga siis jälle järgmises tunnis. Aitäh!